tere! Täna on 14. aprill ja oleme tulnud rapsipõllule, et vaadata, mis tööd on vaja kiiresti ette võtta. Ma loodan, et täna on väetamine kõigil juba nagu lõpujärgus ja saame vaadata, mis taimekaitsetööd meid järjekorras ootamas on. Et tegelikult on näha, et taimede areng on sellises faasis, et kui on näha, et umbrohutõrje vajab veidi vigade parandust, siis viimane aeg on planeerida selleks Corvetto ring. Sellepärast, et kui rapsitaimed kasvavad suureks, siis ei lähe enam see Corvetto meil rapsitaimikust läbi ja ei jõua umbrohtudeni. Ja Corvetto segusse soovitan kindlasti panna ka lisakomponente, sellepärast, et rapsipõllul ei jõua muidu lihtsalt kõiki vajalikke preparaate ära pritsida. Nii et kindlasti ma arvan, et üks kõige kindlam komponent, mida Corvetto segusse panna, oleks insektitsiid, sellepärast, et varrepeitkärsaka levik on nagu olnud sellel kevadel juba aktiivne ka eelmise soojalaine ajal ja esimese asjana soovitan siis välja panna püüniskausid, teha ära põllul hindamine, kui palju on umbrohtusid ja võimalusel siis planeeridagi selline paagisegu, kus on siis Corvetto ja insektitsiidid. Ja insektitsiididest mainin kiirelt ära, on meil siis paar valikut. Eriloa alusel Eestis turustatakse praegu Sivanto Energyt, kus on juba olemas sees nii kontaktne kui süsteemne toimeaine ja kellel ei ole õnnestunud hankida Sivanto Energyt või on varasemalt ära hankinud siis endale Carnadine Extra ja mingi kontaktse vahendi, siis alternatiiviks Sivantole soovitaksin vaadata Carnadine Extra pluss Cyperkill. Et mõlemad insektitsiidid on siis ette nähtud öiseks kasutamiseks, nii või teisiti, et siis tuleb planeerida pritsimisaeg õhtul kella 10, hommikul kella 5 ja jälgida siis ka temperatuuri. Ja kui õnnestub sellel nädalal veel teha üks pritsimisring, siis ma soovitaksin tähelepanu pöörata ka kindlasti leheväetistele ja biostimulaatoritele. Et need võiks olla siis kindlasti boor, mikroelemendid ja biostimulaatoriteks pakuks välja Microfert ja N-Energy Tonus. Ja ütleme niimoodi, et meil on vaja anda tegelikult rapsile umbes 450 grammi boori kevade jooksul. Sellepärast, kui on nüüd minek biostimulaatorite ja booriga eraldi, siis võiks olla see segu 2 liitrit boori pluss mikroelemendid ja pluss siis 1 liiter kas Microferti või N-Energy Tonust. Et kui on nüüd selline plaan, nagu ma just rääkisin, et on vaja teha kindlasti ka Corvetto, siis tuleb teha kindlasti 2 pritsimisringi. Ja ma usun, et tegelikult võimalik on need ka sellesse nädalasse mahutada. Ja kui on nüüd selline olukord, et tegelikult ei ole hädasti vaja teha Corvettot, siis võib neid komponente natukene teistmoodi kokku segada, et võib ka panna juba tegelikult Sivanto paagisegusse biostimulaatorit ja boori juurde. Siis tuleb jälgida, et vee pH ei läheks boori mõjul liiga leeliseks ja me ei kaotaks ära siis putukatõrje mõju. Et selleks soovitan kasutada pH Water Powerit, mis siis esimesena paaki lisades hoiab vee pH reaktsiooni sellisena, et putukatõrjele säilib kindlasti toime. Siin on nüüd tegelikult näha, et natukene on tumedat sees, on ju. See tähendab, et tegelikult eelkõige taim on kiiresti kasvanud, tal ei ole võib-olla olnud piisavalt boori sellel hetkel, et kui on aktiivne kasv ja natukene on tekkinud siis niisugust tühikut juurde sisse, mis tegelikult seda pruuni värvi annab. Ja teine võimalus, et sügisene kasvuregulaator ei ole olnud nagu tugeva fungitsiidse toimega. Et siit võib otsida haiguse algeid, eks ju. Ja siis ma tahaks näidata ka õienuppusid, et see tähendab, et üsna pea nad tulevad siit nähtavale ja üsna pea on kohe kasvuregulaatori aeg, et selles mõttes kõik see lugu käib kuskil siin. Selliste temperatuuride jooksul võib see käia tegelikult selle nädala jooksul kõik, sellepärast peabki tähelepanelik olema.